tere tulemast Musta kassi taro lugemisse sõnnid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 27. juuli kuni 2. august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Noh, nii, hakkame otsast pihta. Esimene kaart on karikate 4, see tähendab tüdimust. See on tüdimus ootamisest tüdinenud. Te olete nii tüdinenud millegi ootamisest või mingi asja taga, kuskil kännu taga on see, mida teie ootate. Te ei saa täpselt aru, kus see on. Ja ootate ja olete lihtsalt tüdinenud sellest ootamisest. No ma mõistan seda täielikult, kui sa ikkagi midagi ootad ja see mingil põhjusel viibib. No siis tüütab ära küll. Edasi tuleb teil siin müntide 2. Müntide 2 on valikute kaart. Kõik 2 on valikud. Müntide 2 on minu jaoks alati see, et te tahate nagu seda ootamise aega täita tööga. Ei ole vaja. See on nagu tasakaalu leidmine töö ja puhkeaja vahel. Et ma ei soovi sugugi, et te ennast üle töötaksite. Et mitte seda oodata või et mitte mõelda selle ootamise peale. Et siis on ju väga mugav, hakkan siis tööd tegema, mõtted lähevad mujale, ma enam ei oota. Ma tean, et on väga mugav nii. Ma ei tea, mille kallal teie juurdlete, mis teie peas toimub. See on mõtteid täis. Aga te pole sealt veel seda õiget vastust leidnud. Edasi tuleb hermiti kaart. Hermiti kaart on minu jaoks hästi selline, kui ma väga juurdlen millegi üle. Siis hermiti kaart ongi selline, ta on nagu erak. Võtab aja maha, läheb kuhugi, jalutab metsa vahel, istub enda kodus, toas, vaikuses ja rahus, keegi ei sega, telefon ei helise, kell ei tiksu ja mõtleb, lihtsalt kuulab seda vaikust. Ja siis järsku plaks, peas läheb pirn põlema ja vastus on käes. See ongi täpselt see, et inimene istub pimedas toas, keegi tuleb, lööb tule põlema. Kõik on näha. Nii on selle hermiti kaardiga ka. Vaja on lihtsalt aega võtta ja olla täiesti üksi, täielikus vaikuses. Nii et kõrvadel hakkab valus seda vaikust kuulata. Ja vaat siis tulevadki need vastused teie pähe. Edasi tuleb viimse päeva kohtukaart. See viimse päeva kohtukaart räägib sellest, et te olete täpselt sinna jõudnud oma eluga, kus te peate olema. Te olete elanud oma elu, teinud kõik oma otsused, käinud kõik oma rajad sinna maale, kus te täpselt praegu peate olema. Aeg on vaadata tagasi, teha minevikust kokkuvõte ja minna edasi. Rõõmu ja entusiasmiga. Tuleviku poole selle uue tänasest päevast, homsest päevast algava uue elu poole. Universum on teid toonud samm-sammult täpselt sinna, kus te täna olete. Ja nüüd lähete te edasi sealt. Sinna, kuhu te minema peate. Ta tuletab teile meelde, et aeg on teha minevikus kokkuvõtte, vaadata, mis läks hästi, mida saab parandada, kus kohas, ma ei tea, tuleks keerata teisele poole, võtta see teadmine ja lihtsalt minna edasi. Kui müntide 2 rääkis tasakaalu leidmisest töö ja puhkuse vahel, siis alumises reas on armastajate kaart. Tema räägib ka valikutest. Ta räägib minu jaoks, ta räägib valikutest, unistuste tagaajamisest ehk unistuste poole püüdlemisest ja sellest, mis teil juba on. Ma toon siia selle ühe mehe näite. Täiesti tavaline mees, abielus inimene. Ja tema kohtas kuskil mingit imelist daami. Ja nüüd ta mõtleb sellele daamile, et kas ma nüüd, ta on niivõrd kena naine ja nii tore ja mulle ta nii väga meeldib. Kas ma nüüd lähen ja hakkan teda püüdma, tahan temaga koos olla? Või ma lepin sellega, mis mul on. Oma naine on ju ka väga armas, kunagi sai naiseks võetud. Vaat midagi sellist on see, võib-olla mõni unistuste töökoht, võib-olla üldse mingi muu asi. Ja siis see, mis teil on. See on see valikute küsimus. Kas ma lähen
mõnikord tasub minna selles mõttes mitte küll uut naist otsima või endale tahtma paremat. Pigem ikkagi võib-olla seda unistuste töökohta, võib-olla on mõte, et ma lähen kooli, omandan veel mingisuguse hariduse, kuigi mul juba on hea haridus, mul on hea eriala. Kas ma lähen õpin midagi juurde või ei õpi? Vaat midagi sellist. Aga selleks, et selgust saada, tuleb siit kohe järgmine kaart ja see on meil siin sauade 4. Sauade 4 ütleb, et visake kõik nurka, oma mured ja mõtted ja minge pidage üks pidu. Võib-olla on teil, armsad sõnnid, sellel nädalavahetusel mõni pidu kuskil tulemas. Igal juhul minge sinna. Tantsige nii, et kingatallad on kulunud ja visake kõik oma mured ja igasugused muud mõtted peast. Laske ennast lõdvaks. Elage ennast välja. Järgmine nädal on igal juhul siis palju selgem. Nii on. Ja ega teil muud teha polegi, sellepärast, et viimane kaart on müntide 7 ja müntide 7 ütleb, et olete kõik teinud ära. Olete seemned mulda pannud, olete kastnud, olete hoolitsenud, hoolega rohinud ja nüüd ei ole mitte midagi muud teha, kui oodata, millal saak valmib. Aga miks mitte selle ootamise ajal väheke pidutseda? Pidutsege. Pidutsega. Ma ei tea, mis piod siin tulemas on, aga suvi on, Eestimaal on suvi. Igasuguseid üritusi on küll ja veel. Ja seal on sõnnid kõik väga-väga oodatud. Otsige endale kodule lähim, aga miks mitte ka hoopis kodust kõige kaugem? Minge Saaremaale, minge Hiiumaale, ma ei tea, minge Narva. Minge kuhu iganes, kus te varem pole käinud, pidutsege seal. Nautige kontserte, käige kõikidel, ma ei tea, suvelaatadel. Ühesõnaga, elage aktiivset elu, visake mõtted, igasugused muremõtted peast ja küllap järgmine nädal tuleb teil siis selle võrra hoopis erksam, olete puhanud, ennast välja elanud, näete asju ka võib-olla selgema pilguga. No imelist nädalat teile, armsad sõnnid, imelist nädalat. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöiale üles, võite ka kommenteerida. Ja kohtume järgmisel nädalal.